kiired tulevad. Astuge edasi, palun. Paps. Emme! Lenna, kallikene, sa näed nii hea välja. Sa nüüd. Pire, kallikene. Ja me vaatasime Missiga eile õhtul siin reisis aeg ja kuidas me naersime ja lapsed on nii nunnu. Kusjuures Egert palus tervitada teid ka. Aitäh. Tšau, paps. Emmekene. Karler ikka tervitab. Kallikene, sina oled mul ikka kõige kallim. Vaat pesamuna jääb ikka pesamuna. Mis sa nüüd nii õdede ees? Te peate meid isaga ikka kõiki sama palju armastama. Ja muide, Lauri ka tervitab, ta ei saanud tulla, sest me võtsime nüüd haned ja lambad ja lehmad ja keegi peab kodus olema lüpsi pärast. No kas te siis teenijat ei saa võtta, et teil kergem oleks? Ma saadaks ju enda omaga, no mis sa sellisest saadad? See ei saa ju siingi hakkama. Ma kuulsin küll ja panen pahaks. See ei huvita. Ei no muidugi on Kerli emme lemmik. Nagu ka emme on meil palju lemmikum kui issid. Ja aga see on ju loomulik, et tütred on emmega lähedasemad kui issiga. Isa teab väga hästi, et asi ei ole selles. Väga hästi teab, jah? Ja me ei oleks täna peaaegu koju tulnudki. Aga me mõtlesime, et muidu sul on vanamehega siin päris masendav istuda. Ja täna on ikkagi vana aasta õhtu. Aga istuge nüüd lauda, kallikesed. Ja sina ka, mis sa seisad nagu töllam? Võta istet ja tee šampa lahti. Move. Ei, sina, Torbjörn, seda küll juua ei tohi. Sina pead vett jooma. Sa pead ju täna veel sõitma. Pean või? Kuhu ma siis sõidan? Presidendi juurde. Oi, kas teate hullu lugu? Ma käisin stuudios ja nägin seal Alan Petersoni. Kas teate ikka, et Alan Peterson on kuulus laulja ja mitte niisama kuulus, vaid maailmakuulus. Tema on nii tähtis mees, et tema käib ainult kullast kempsupoti peal ja kui kullast potti ei ole, siis tema ei käigi. Nalja teed või? Ema, miks isa nii õel on? Ja ma ei saa aru, miks sa pead üldse seda meil nina alla hõõruma, et tema endine abigaasa võitis jälle Eurovisiooni ja meie jäime viimaseks. Ei no, kui faktuaalselt korrektne olla, siis päris viimaseks me ikkagi ei jäänud ju. Ei, Kerlil on õigus. No kui sa ei võida, see on sama hästi nagu viimane. No vaata Allan Petersoni, kes võitis. Nüüd tuulitab mööda maailma ja meie siin. Teie siin olete Mornas oma ema ja isa juures ja teil pole siin häda mitte midagi. Ja teie bändil läheb ka väga hästi. Mulle nii meeldib see. Hey you, welcome to the party. Me and girls feeling kind of Ja emakene, tegelikult sul on õigus. Me peame olema ikka tänulikud selle üle, mis meil on. Kullakene minu pesamuna, kerlikene. Nii, ja meie tubli ärimehe terviseks. Elagu parim ärimees, hurraa! Aga oma lastel ikka raha ei anna. Ei anna või? Miks ma siis ei anna? No kuidas ma siis raha ei anna? Ma annan hea meelega. Torbjörni vaevab see rikka inimese haigus, see kitsidus. No meil oli abielu alguses ka suur probleem, et mina kulutan Gucci poes liiga palju või lehvitan Versace lettide vahel. No ja siis abielu õnne huvides me otsustasime, et meil on ühine pangaarve. Ja siis ma sain kõik need PIN-koodid ja kõik numbrid ja kõik, mis mul vaja oli, et ma saaksin iseseisvalt tegutseda, sest ma olen ju iseseisev naine. Ja issi, sa võiksid Lennale ka raha anda, muidu ta peab pidevalt riigilt erinevaid toetusi nuiama. Üks seis siin, Priia seal, enda isal on raha küll ja veel. Jah, ja nüüd ma tegelikult juba küsin Euroopa fondidelt. Ei no muidugi ma võin anda, ega ei ole küsimustki. No Lennakene, issi muidugi annab sulle raha. Kui palju sul vaja on? Umbes 500 000. Ma pean koolkirikut renoveerima. 500 000? No kuule, 500 000. Hull oled peast täitsa soojast läinud või? See ei ole üldse viisakas, kus sa naiste rahvaga praegu räägid. Torbjörn, niimoodi ärrituda laste ees, see on häbiväärne. Häbilugu tõesti, parem jagame kõigiga oma kontoparoole ja rahu majas. Issand jumal, jätke mind rahule. Kuidas ma elada?
4 naisega, 4 naist on kodus ja siis on veel see Evelin ja Are ja Tiina ja siis veel Alan Peterson oma nende taustalauljannadega. Mina lähen nüüd presidendi juurde. nii tore, et te tulite. Muidu ma oleksin pidanud kahekesi selle vana mehega siin olema. Sul läks see.